Nii, Mati, et esimene siis praktikanädal on möödas. Kuidas sa ise hindad, millised on sinu võib-olla sellised suuremad edusammud või õpikogemused olnud sellel praktikanädalal? Ma arvan, et mu suurim edusamm oli kindlasti see, et ma õppisin ise kliendi päringutele vastamise ära. Alguses polnud mul õrna aimugi, kust ma üldse õiget infot peaksin otsima, kui selgelt vastama. Aga nüüd tunnen ma ennast juba päris enesekindlalt ja usun, et see on kõikidele küsimustele vastused leitud. Jaa, et see on tõesti suur samm edasi. Et kui sa mõtlema hakkad, siis milliseid teadmisi sa võib-olla kasutasid selleks? Ma lähtusin meie kliendisuhtluse koolitusest, sellest, kuidas selgelt suhelda ja kuidas jääda rahulikuks, kui kliendil on probleem. Ja muidugi õppisin ma ära ka meie andmebaasi struktuuri, et ma teaksin, kus kohast üldse õiget infot leida. Alguses tegin ma selle pea, et ma kiirustasin ja andsin seda infot kuidagi poolikult, aga nüüd olen ma enesekindlam ja põhjalikum. Jaa, mul on väga hea meel, et sa sellise oskuse omandasid. Et kuidas sa ise tunned ennast nüüd selles olukorras? Ausalt öeldes päris hästi, väga enesekindlalt. Mul on hea meel, et ma sain tiimile kasulik olla ja mitte lihtsalt kõrvalt vaadata, et see on väga mõnus tunne. Jaa, no väga äge. Mis sa arvad, kuidas sulle tulevikus see oskus kasuks võib tulla? Ma arvan, et see tuleb vägagi kasuks. Esiteks, igal töökohal on ju vaja kellegagi suhelda ja infot edastada. Nii et ma usun, et see praktikakogemus ei tule mulle mitte kasuks ainult siin, vaid ka tulevastes töökohtades. Ja lisaks õppisin ma ka seda, et iga väike asi, mida ma juurde õpin, see annab mulle suurema kindlustunde. Jaa, et mul on hea meel, et sa sellise kogemuse said ja kõik ilusti selgeks õppisid. Et isegi kui alguses olid väikesed sellised kõhklused, kahklused, eks ju, et see läks väga kiiresti üle ja see tegelikult näitab, et sa oled õppimisvõimeline ja pühendunud ja selliseid omadusi hinnatakse. Ja suur aitäh teie usalduse eest ja et te mind nii soojalt siia vastu võtsite, et väga-väga tore on olnud siiamaani.